Mis eile juhtus? Oh my god, nali, ma olin eile kodus üksinda, vaatasin filmi ja sõin. Parem tõusen üles siis ja... peaks mingit korralikumat riidet selga viskama. Viskasingi riided selga enda. See on nii naljakas. Miks mul sõpru ei ole? Kas peaks hambaid pesema? Kindlalt. Jesus! Jälle! Ma ei saa aru, kas asi on minus, et mul on alati pool nägu hambapastaga koos, nagu Ameerika filmides neil ei ole üldse hambapastat, nagu äkki nad ei kasutagi hambapastat. Äkki sellepärast on neil nii puhtad hambad ka ja Ameerika naeratus, et nad ei kasutagi hambapastat. Ma ei tea, väga huvitav. Wow, ma panen kõrvad ab, järgmine kord proovin. Ei, vesi läks käise sisse, nii rõve. Tere kaasjärglane. Tahaks midagi head, tahaks kookest. Tead sa looda enda elu pärast siin, et ma leiaksin vähemalt ühe kookese, muidu ma ütlen sulle, kust päkapikud tegelikult tulevad, tead, oi, leidsin seekord jääd ellu. Olen kaotanud lapse. Õige vana Maria, ma armastan sind nii väga. Sa vähemalt ei charge'i mind nagu inimesed charge'ivad. Sest sa ikka armastad mind nii väga, sind ei huvita üldse, mille ma väljagi näen. Nii tore. Rahvatantsu 3 tunniks, ma olin juba 10 minutit hilinenud, tavaline tegelikult. Ma loodan, et bussi tagaosas on kohad vabad, et ma ei peaks inimkontakti looma ja et pokki keegi ei jooks seekord jälle. Jälle tulevad need kuradi kõrvaklapid kõrvast ära, ma ei saa aru, kas mul on kõrvad mingi ebaloomulikult suured või milles asi. Kohe tuleb see reeturlik aste, mille sina, mille otsa kõik koperdavad, kaasa arvatud ka mina, sellepärast fuck you, ausalt ka, miks täna ma olen nii närvis, et ma isegi näita fuck you. Mis see on? Jälle mingi punn, mingi korralik munamägi on otsa ees jälle, USA keskkooli filmides, kuidas neid lapsi sinna kappi toppivad. Nagu, kes sinna üldse mahub? Ma ei saa aru, nagu, kes selle peale üldse pidi ikka täielik idioot olema? Tule välja, kas sa oled loll või ise oled 19, kuidas ronid sinna kappi? 3 hours after rahvatants. Nii, buss läheb 3.20, mis kell on 3.19, fuck. Ma ei tee kehalises ka nii palju sporti, kui ma praegu bussijaama joostes teen. Ma on jälle 10 minutit hiljaks jäänud ja ma isegi ei ole enam üllatunud. Tavaline hard life, maaka elu, linnarahvas, ma ei oska linnaliiniga sõita by the way, ma kardan linnaliiniga sõita. Miks meil nagu mingit pingisoojendust ei ole või midagi, sest need pingid on talv läbi ju, ainult lumised, nagu õpilasfirmad idee. Ootan oma abikaasat, kes peaks sõjast tagasi tulema. Kes üldse bussis turvavöid kasutab, nagu samas ema lööks maha, kui ma täna surma saaksin, nii et ma parem panen peale, sest ma kardan natukene oma ema. Heiki, hei kaasmaakad! Bensiini hind on jälle tõusnud, vahet pole, et ma ei oma autot, aga mulle läheb ikkagi millegi pärast korda ja ma ei saa sellest aru. Šokeeriv. Palun ärge tapke mind homses lehes. Ülenurme tunnelist leiti surnuga. Aitäh, Aju, et selliseid asju mõtlen siin. Peaks mütsi kandma, nii külm on, aga kõik mütsid, mis ma ostan, on kas väikesed või lihtsalt totakad, et tahaks midagi, mis pea kuju järgi. Nendel ujumisinimestel, nendel ujujatel on ju speedod või mis neil on, mis need pea kuju järgi. Ai, need on ujumispüksid, aga ujumispükstel, kui ma augud kinni õmbleks, siis saaks sellest ka hea mütsi. Hei, hello, hei. Noh, oi, päästel on kas see veel on täis pühina. Nii, lasen sõbrantsi välja sõlve, tahad või sina ei saa sisse. Davai, nii, siin on piime, nii, lonni, välja. Ei, kuule sina, välja, hei, mõlemad, välja.
välja. Don't give me this attitude, young lady. Come on, välja ja just nii, parem oleks, 2 leivapätsi siin, üks on rõõmus, teine ei ole, ma fiilin tegelikult silt nonni. These boots are made for walking and that's just what they all do. And one of these days these boots are gonna walk all over you. Jaa, ma tean, kõik on nii pöördes ja ma tean, mu lauluotsus on nii hea, fännid ja rahu, vau, nii pöördes, saba liputab. Nii, vaatan oma märkmikust, mis mu päevakavas veel on. Ma ei kasuta märkmikku, ma jätan kõik meelde. Aiu, siia, sest ma olen nii tark, kuhu ma selle märkmiku jätsin, kuhu ma selle panin, okei. Peaks perega ka suhtlema. Hei ema, tšau ema, tehtud. Miks ma pean jõulupeo postri tegema, kui ma isegi ei oska Photoshopi kasutada? Miks te jätsite selle mulle? Pärast 2 tundi postri editeerimist, mis läheb kooli seintele. Tehtud. Oh my god, ma olen seda mitu tundi teinud ja nüüd on valmis. Selline oli siis minu laupäev. Nägite minu mõtteid, tegevusi. Ma ei pannud siia sisse neid hetki, kus ma magasin päeval, sõin päeval ja ma lõpetan siinkohal ära. Olen seda postri teemat teinud mitu tundi, kuigi see paistab nii lihtne olevat, aga te ise siis, kui seda niimoodi ja oskad või oled parem nii, kui sa arvad, et tegelikult raudselt olekki veel niimoodi, et ma ei tea, ma olen aeglane. Jätke kommentaar alla või ma tahan teie arvamust teada, kas te teete ka sarnaseid asju, mis mina või ma olen ainuke imelik, kes teeb üldse selliseid imelikke asju või mõtleb sellistest asjadest. Ja võite jätta ka like'i või ka dislike'i, et ma ei ole kuri ega midagi, et näeme järgmine esmaspäev.